Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehis arutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tere tulemast kuulama AI Empowerment podcasti. Suur rõõm on olla jälle EBS-i kodustuudios, videostuudios koos Sandraga. Tšau Sandra! Tervist! Ja tänane teema on eriti päevakajaline, sellepärast et see on asi, millest soovitatakse rääkida, mida me kindlasti oma koolitustel soovitame, millega kursis olla ja mida me kajastame ja ühiskonnas ka väga palju sellest täna räägitakse. Me räägime küberturvalisusest, räägime küberriskidest, nendest riskidest, mis on AI-ga kaasas käivad ja ka sellest, kuidas seda maandada. Ja taaskord me oleme külla kutsunud inimese, kes on selle teemaga väga lähedalt kursis. Meil on täna külas Urma Keskel. Tere, Urma! Tere! Ja Urma on sellise ettevõtte nagu Fishbite, kaasasutaja ja tootejuht ja Fishbite aitab ettevõtetel vähendada küberriske läbi selle, et nad tõstavad siis töötajate turvateadlikkust. Ja kogu see terminoloogia on kindlasti võib-olla paljude jaoks keeruline, aga me räägime sellest, mis on õngitsusrünnakud, kuidas neid treeninguid teha ja kuidas neid ohte ära tunnetada. Aga ma isegi võib-olla siin sissejuhatuses ise pikemalt ei peatuks, ma tahaksin sinult kuulda, sinu tausta, sest tegelikult sinu tehnoloogia taust on ju päris pikaajaline juba, sa oled olnud ka SK ID Solutions, kus olid ka mobiil-ID ja Smart-ID välja kujunemise juures ja ka need on ju kogu selle küberturvalisuse teema juures väga päevakajalised olnud. Nii et räägi meile natuke sellest, kuidas sinu teekond on kujunenud tänasesse hetke, kuidas sa AI-maastikule jõudsid ja mis sind siis tänasesse hetke on toonud? Jah, tõepoolest, ma olen elektroonilise identiteedi valdkonnas väga pikalt olnud ja nii mobiil-ID turule toomise juures olnud kui ka Smart-ID turule toomist koordineerinud. Ja pigem jah, kui me vaatame neid pettusi ja asju, siis see digitaalse identiteedi teema nagu jookseb nagu läbi. Aga see on lihtsalt nagu vahed, mida nagu ära kasutatakse. Aga kui hakata peale minu nagu teekonnast, et ma töötasin SK-s pea 18 aastat. Ma alustasin projektijuht programmeerija, mul oli selline ametinimetus, aga sisuliselt see tähendas seda, et ettevõte oli väike ja otsiti inimest, kes teeb väga erinevaid asju ja siis ma sobisin sellesse nagu rolli. Aga sealt tasapisi või suhteliselt kiiresti ma liikusin tootejuhi rolli, kus ma tegelesin ka ID-kaardi baastarkvara, mida me täna tunneme eelkõige Digidoki nime all, selle arendamisega. Ja siis juba edasi erinevate ID-vahenditega seotud tootejuhtimise ja mõnede teiste tegevustega. Ma olen üha rohkem liikunud tehnilisest rollist ärijuhtimise rolli. Et tegelikult ka SK ID Solutions siis, enne kui sealt lahkusin, ma sisuliselt kogu ärivaldkonda koordineerisin, et nii tootejuhtimine kui rahvusvaheline müük oli siis minu üksuse. Ja ka projektijuhtimine, mis puudutab erinevaid nagu tootarandusprojekte, oli minu kanda, minu inimeste kanda. Selles mõttes 17 aastat oli vist kuskil ka välja toodud, et see on päris pikk aeg, neid rolle tõesti on päris palju olnud erinevates ettevõtetes ka, aga kust tuli siis see hetk üks, et teeks ühe ettevõtte ja asutaks siis selle, mis sa tänaseks oled, et kus see idee alguse sai üldse? See tegelikult SK ja Fishbite'i vahele jäi veel üks teine ettevõtte, mille nimi oli TextMagic, kus ma olin välja tootamas HubSpoti, mis on siis CRM ja klienditoe platvormi laadset toodet, Touchpointe, aga see toode ei tulnud nagu kunagi korralikult turule ja kui ma siis TextMagicust lahkusin, siis mul oli üsna hea koondamispakett ja mingid säästud ja siis mul oli võimalus ise mõelda, et mida ma tahan järgmiseks teha. Ja mul olid mõned enda ideed ja siis 2 endist kolleegi SK-st, Mikk ja Hendrik, kes on Fishbite'i kaasasutajad, ma rääkisin ka nendega. Ja me tegime alguses kokkuleppe, et ma tulen 8 kuuks neile appi ja siis vaatame, et kuidas on, mingit raha ma sellest ei taha, sest mul oligi nagu huvitav, tahtsin neid aidata, vaadata, kas mul klapib ja klappis ja siis nüüd ma olen 2 aastat täisajaga Fishbite'i teinud.
mis siis on üldse FishBite, äkki sa enda sõnadega räägidki see, et kas see algselt idee oli see sama, mis te praegusel hetkel teete, et võib-olla anda siis tausta ettevõttest ka kuulajatele? Ja Hendrik, kes on meil tegevjuht, et Hendrik on selle idee taga ja see idee sai alguse sellest, et tegelikult ta ise õngitsustesti puhul, SKs tehtud õngitsustesti puhul eksis ja ta vaatas, et seda nagu õngitsuskirja saatmist ja seda, mida me õpetaks selle käigus, ta saab palju paremini teha. Ja ettevõtte sai alguse Riia ja Tehnopoli küberkiirendist, sealt saadi esimene stardiraha, millega siis oligi juba hulk toodet valmis arendatud selleks ajaks, kui mina nagu liitusin, aga siis nagu selgus, et see, et kellele see toodet tehakse ja kes see klient on, et see oli nagu üsna nagu hägus. Ja mina nagu keskendusin sellele, et kuidas me tootega turule tulema võimalikult kiiresti, kuidas saada esimesed kliendid, kes on see klient, kellele me seda toodet teeme. Ja nüüd, kui küsimus on selles, et kas see nagu algne idee ja see, mis me nagu täna teeme, et kas see on sama või erinev, siis algus oli mõte ainult õngitsussimulatsioonidele ja testidele keskenduda. Aga täna me pakume lisaks õngitsustele ka sellist laiemat küberhügieeni koolitust. Ehk siis erinevad teevad, mis on nagu ütleme siis internetis turvalise käitumise aluseks, et kuidas me paroole hoiame, kuidas me avalikke võrke kasutame, kuidas me varundame asju, kuidas me tehisintellekti kasutame, et mis ohud seal on, et kõik see, mis puudutab sellist töötaja teadlikkust, et mitte nagu kokkuvõttes langeda küberpettuse ohvriks, et seda kõike me aitamegi siis nagu ettevõtetel teha nende töötajate teadlikkuse tõstmise läbi. Räägi natuke see lahti, eks ju, inimene, kes võib-olla ei tea üldse sellest valdkonnast midagi, mis asi see õngitsuskiri on, mismoodi see üldse välja näeb või mismoodi see teie töö siis on, te justkui saadategi kellegile neid nii-öelda võltskirju ja vaatate, mida inimene teeb või räägi natuke see lahti. Ja just täpselt nii ongi, et kui keegi küsib, et mis sa teed, siis ma esimese asja ütlen, saadan petukirju inimestele, et ja õngitsuskiri on siis küberpettuse vorm, kus püütakse esineda kellegi teisena, kellegiga, kes on usaldusväärne ja siis püütakse saada inimest kas siis kuskile veebilehele ja sealt veel edasi sisestama andmeid, aga mõnikord võib piisata ka sellest, et õngitsuse käigus lihtsalt saada külastama mõnda veebilehti, kus on siis nagu pahavara ja kui kasutaja siis veebilehitseja on paikamata ehk siis uuendamata, et siis sealt kaudu juba on võimalik nakatada see seade ja see seade üle võtta ja järgmisi kuritegusid teha. Või siis teine variant nagu andmesisestamise osas on nagu kõige tüüpilisem, et püütakse saada sisestama kasutajanime või parooli, või ka mingeid nagu krediitkaadi andmeid või käivitama seal arvutis või seadmes mingit nagu ohtlikku käsku, mis siis võimaldab nagu küberkurjategijal saada selle seadme üle kontrolli. Võib-olla tuleb selline huvitav pööre küsimuse näol, et kus tekkis üldse selline motivatsioon ja võib-olla ka missioon, et hakata sellist turvateadlikkust kasvatama ja luua selle ümber toode ja kõik muud, et kas endal olid varasem mingisugused kogemused või muidugi sa olid selles mõttes näinud ka smartliidid, mobiilid, et seda kõike poolt ka seest lähedalt, aga kas oli midagi sükest, kus saab öelda, et see oli selline pöördekoht? Seal oli kaks asja, et olles selles digitaalse identiteedi, elektroonilise identiteedi maailmas nagu hästi pikalt olnud, mul ühest küljest oli arusaamine, et mis iganes on see nagu tehnoloogia, siis kui inimene seda tehnoloogiat kasutas on ekslik ja inimesed on ekslikud, et me ei pääse nagu üle ega ümber sellest, et me peame inimese teadlikkusega ka tegelema. Ja siiski ma näen ka täna palju nagu usutakse sellest, et on olemas mingisugune imetehnoloogia, mis siis teeb kõik nagu pettuse kindlaks. Mina sellesse ei usu ja ma arvan, et see nii-öelda inimeste teadlikkuse tegelemine on täiendavalt ka vajalik lisaks sellele, et tehnoloogia on nagu võimalikult turvaline ja tehnoloogiat järjest nagu paremaks ja turvalisemaks teha. Et see oli üks pool. Ja teine pool oli see, et kui ma Hendriku ja Mikuga rääkisin, siis FishBite toote idee, see oli midagi sellist, millega on võimalik üsna kiiresti turule tuua, et nii-öelda see minimum viable produkt, mida on võimalik müüa, millega raha teenida, et see oli siuke nagu käega katsutav, selle nagu see juurde panna see stardirahaga, mis nagu meil inkubaatorist tuli. Ehk siis see oli nagu midagi sellist, mis on võimalik nüüd ja kohe ära teha, hakata klientidelt raha teenima ja sealt pealt siis järjest toodet paremaks teha. Ehk siis ongi tootena põhimõtteliselt ostetakse mingisuguse kindla perioodi vältel teilt teenus sisse, kus tulevad õngistuskirjad selle peale, võib-olla natukene korraks seda nagu trajektoori ka, kuidas te kliendiga töötate siis on ju, et... Ja, et me müüme nii-öelda aastaseid, eesti keeles siis aastaseid
lepinguid või litsentsi. Ja tüüpiliselt klientid ikkagi enamasti jätkab pärast seda aastat ka, aga siis kui me kliendiga lepingu teeme, siis me saame kliendilt tema töötajate andmed. Need andmete hulgas on ametinimetus, e-posti aadress, suhtluskeel ja see, kus ta asukoha mõttes nagu asub. Et nad on üldiselt nagu suhteliselt kättesaadav andmed internetis ka kurjategijatele, et me ei küsi nagu mingit väga spetsiifilist infot ja siis selle andmete alusel me hakkamegi töötajatele saatma neid õngitsusteste või simulatsioone. Ja alguses tüüpiline tempo on see, et me saadame 2 kirja kuus, ehk siis 1 kirja 2 nädala jooksul. Ja kui ettevõtte liitub meie platvormiga, siis keskmine üle klientide alguses on 22% nendest kirjadest, mis me saadame, nende peale töötajad eksivad. Et see eksimise määr nagu varieerub sõltuvalt nagu teemast. Ja siis kui see klient on päris kõrge, jah. Ja nüüd, kui see ettevõte siis, ja kui töötaja eksib selle kirja saamise puhul, siis konkreetselt selle sama kirja näite pealt me nagu õpetame, et mis olid need tunnused selle kirja puhul, mille peal peaks nagu aru saama, et tegu oli nagu petukirjaga, et kas saatja aadress või link või midagi muud oli veel kahtlased. Ja see annab sellele inimesele selle praktilise kogemuse, selle tunde, et okei, et mina inimesena ka eksin, et ma tegelikult, ja ta annab selle turvalises keskkonnas. Ja sageli arvatakse, et ma tean küll, mis need petukirjad on ja mina tunnen selle ära. Samamoodi petukõnedega ka, et me teame küll, et petukõned levivad. Ja siis sa kuulad neid nagu vestlusi, intervjuusid nende ohvritega, et ma teadsin küll, et see nagu on, aga ma ei arvanud, et see nagu minuga juhtub. Ja meie nagu annamegi töötajale võimaluse saada seda kogemust ühest küljest. Ja teisest küljest, kui see siis, ma ütlesin, aastane periood on nagu selline tüüpiline lepingu periood, siis see klikkimise määr, ehk siis eksimise määr nende kirjade puhul, see langeb 5% peale keskmiselt. Ehk siis see näitab seda, et tegelikult selle töötajate käitumise osas toimubki nagu muutus ja nad muutuvad teadlikumaks, ettevaatlikumaks. Mida me tahame saavutada tegelikult on see, et kui see kiri tuleb, või tegelikult ka kõne tuleb, et ma teen pausi 5 sekundit, 10 sekundit, ma kontrollin selle saatja aadressi üle, ma kontrollin üle selle lingi ja ma esimese klikki peale ei lähe seda nagu kirja avama. Ja kui me ettevõtte vaatest vaatame veel, siis tegelikult selle testimise peale tuleb ka välja see, et kes on need töötajad, kes rohkem eksivad. Ja see võimaldab selle ettevõttele, nendel töötajatele siis rohkem tähelepanu pöörata, nendega rääkida, selgitada seda, et miks see päriselt ohtlik on, et see ei ole lihtsalt lingi klikkimine, vaid tegelikult selle peale võib ettevõtte kaotada väga palju raha või siis andmeid või mõlemat. Me jõuame kindlasti nende lahendusteni ja sellest kindlasti veel räägime. Ma korra tulen tagasi selle juurde, et see 22% ikkagi nagu, et mis see täna on siis, kui sa vaatad neid ettevõtteid laiemalt, eks ju, Eesti ettevõtted, kus neil see probleem või mis see vajaka on, mis see pool on, et kas ongi see, et nad tegelikult ei ole üldse rääkinud, sest nii palju kui minu kogemus on ikkagi mingid teatud kohustuslikud koolitused ikka sul on töötajatele tavaliselt selle küberturvalisuse osas. Kas need on siis võib-olla liiga lihtsad või polegi tegelikult koolitatud, kuidas sinu kogemus täna on? Sõltub väga palju ettevõttest, et kui me võtame selliseid suuremaid ettevõtteid, ka sellist, mille kogemus sinul on, siis seal on need programmid nagu olemas ja koolitusi tehakse. Aga on ka selliseid väiksemaid ettevõtteid, kus nagu ei toimu mitte midagi, et siin tuleb tuli õigemini uus küberturbeseadus, mis siis võtab üle nii-öelda NIS2 direktiivi ja see omakorda seab nagu väga paljudele ettevõtetele kohustuse neid küberhügieeni koolitusi teha ja läbida auditit ja tõestada, et see nagu selle poolega on nagu hästi. Aga ma arvan, et siin on nagu mõlemad, et on neid, kes nagu ei ole üldse koolitust saanud ja on siis neid, kes nii-öelda, ma tean küll, mis õiged vastused on, aga ma millegi pärast, kas siis mugavusest või lihtsalt, et vale enesekindlusest käitun teistmoodi, kui tegelikult ma tean, et võiks käituda. Aga mis tüüpi rünnakuid siis tegelikult üldse ettevõtete vastu tehakse? Et ma arvan jällegi natukene seda silmaringi avardada, et mis tüüpi võib selline petukiri on ju üks, aga mis veel? No kokkuvõttes tegelikult, mis on eesmärk ründajal, et see natuke sõltub sellest nagu küberkurjategija ründaja nagu profiilist, et valdavalt on eesmärk teenida raha. Ja raha saab ettevõtte käest enamasti kätte nagu 2 viisil, et lihtsalt nagu siis pangakontole ligi saada ja see sealt nagu välja kanda või siis paluda, et keegi nagu kannaks selle välja eksitaval viisil.
ja siis teine tüüpiline viis on väljapressimine, ehk siis see väljapressimine, nagu me räägime nagu küberturbe mõttes või küberrünnaku mõttes, siis tüüpiliselt on nagu lunavara rünnak, ehk siis põhimõtteliselt krüpteeritakse ettevõtte andmed ära, öeldakse, et okei, tahad oma andmeid tagasi saada, et siis tuleb sul nagu teatud summa maksta, mis tüüpiliselt on 10% ettevõtte aastasest käibest. Ja kas eraisikul on sarnased needsamad rünnakud, kas on kuidagi teistmoodi nii-öelda ettevõtetel või eraisikutel, et kuidas neid rünnakuid tehakse? Ütleme, lunavara ründed nagu eraisikute vastu, neid oli nagu varem, aga enamasti neid enam nagu eraisikute vastu pigem nagu ei tehta. Liiga tüütu on nagu, et pigem eraisikute vastu tehaksegi nii-öelda, tahetakse saada siis läbi petukõnede või läbi siis ka õngitsuskirjade eraisiku kontodele ligi, sealt nagu ülekanded teha, saada krediitkaardi andmeid kätte ja siis neid müüa või neid kasutada. Ja eraisikute vaates kindlasti väga oluline pettuste viis on investeerimispettused. Kusjuures neid esineb nagu ettevõtjate vastu ka, et ja mida me näeme nagu... Mis see tähendab? Mis see investeerimispettus tähendab? Investeerimispettus on tüüpiliselt see, et kui vaatame, kus alguse saab, siis enamasti on see mingi Facebooki reklaam või võib ka nagu kiri olla, aga põhimõtteliselt, et väga hea ja väga suure tulususega võimalus investeerida. Isegi see on niimoodi, et kui sa alguses investeerid, sa näed, kuidas su raha kasvab, sa võib-olla saad isegi seda raha välja võtta, saab nagu proovida, et kas on nagu päris asi, et ei ole nagu tegu pettusega, kõik tundub, et nagu toimib ja siis sa järjest nagu kasvatad, et okei, on usaldväärne, panen juurde, kuidas kasvab, soovita võib-olla sõbrale ka veel. Aga siis, kui nagu päriselt nagu raha kätte saada, siis on nagu tuleb välja, et oi, et ei saa midagi kätte. Jah. Ma arvan, et kui ma ei eksi numbriga, siis eelmine aasta investeerimispettuste tõttu 6,7 miljonit, ma arvan, on see, mis politseini on jõudnud, et kui palju siis eraisikud ja mõned ettevõtjad on kaotunud. Aga need nii-öelda telefonipettused, kus tüüpiliselt püütaksegi siis nagu pangakontole ligipääs saada ja ülekandeid teha, siis seal kaotatud summa oli 11,5 miljonit ja kokku kelmuste tõttu kaotasid Eestis inimesed ja ettevõtted 29 miljonit eelmine aasta. Mis palju? Ma ütleksin, ma paneksin paar tuhat juurde enda poole pealt, millest ka samamoodi see ei ole kuskile politseisse jõudnud või miskit on ju, et tegelikult jookseb läbi meie elude igapäevaelu palju rohkem, kui me isegi võib-olla adume. Ja ega see ongi nii, et see on nüüd need numbrid, mis on nagu politseile raporteeritud, aga tegelikult neid on nagu palju rohkem, sest et nende kelmustega seostub ka see, et inimesed neil läbi, nad ei taha nagu rääkida, et minuga see niimoodi juhtus, et ma ise olin nagu ekslik, et ma läksin selle nagu ohvriks ja mõned ei usu ka seda, et mis ma siin politseile nagu raporteerin, et ma seda rahasid niikuinii tagasi ei saa. Aga ma kutsun üles kindlasti raporteerima sellepärast, et juba ka nende juhtumite uurimise osas ja ulatusest ülevaate saamise osas tasub nagu teada anda, et see nagu, ja see sama 29 miljonit tegelikult see on pannud nii politsei, see kuidas politseis kelmustega tegeldakse, see on nüüd praegu ümber organiseerimisel, seal tekib eraldi keskkriminaalpolitsei üksus. Et ajalooliselt on kelmustega niimoodi olnud, et kelmusid tehakse nagu kuskil kohalikus kohas ja neid uuriti ka nagu eraldi igal pool, nii et Põhjaprefektuur oli see omaette ja mingi teine prefektuur omaette, et nii-öelda kelmus tegin oma naabrimehe juures või oma külas nagu, aga tänapäeval ei ole see nii, see kelmused on rahvusvaheline kuritegevuse viis, organiseeritud kuritegevuse viis, väga professionaalne. Räägime tehisintellektist ka ja sellest, kuidas nüüd AI mõjutab kogu seda küberrünnakute läbiviimist ja kui hakkasin mõtlema selle investeerimispettuste peale, kus ma olen ka näinud Facebooki seda reklaami, kus mõni kuulsus justkui reklaamib seda mingisugust ülihead investeerimisvõimalust, eks ju, kasutatakse tema pilti, võib-olla ta, ma ei tea, isegi pannakse rääkima, on ju, ülihea viis, lihtne viis, mida AI ka teha, eks ju, et sa võtad kuulsuste kohta on ju väga palju pildi ja videomaterjali olemas. Kuidas sinu nägemuses AI on mõjutanud kogu seda küberrünnakute kasvu? Sest teiselt poolt, eks ju, ettevõtted ju kasutavad AI-d, et seda ära hoida, eks ju, ja leida neid turvauke ja tuge, et kas on siis nüüd hea või halb, et AI olemas on?
Ja lihtne mustvalge küsimus, eks ju? Ja enne kui selle küsimusele vastama, korraks hüppan nagu selle sinu toodud nagu näite juurde tagasi. Eelmisel nädalal tuli välja Riigi Infosüsteemide Ameti aastaraamat küberturvalisusest ja seal oli ühe näitena toodud, et meie president Alar Karis reklaamis nagu investeerimisvõimalust. Ja deepfake video oli tehtud siis nagu presidendist, kes siis nagu reklaamis, et kui kas see kõlab nagu realistlikult, et president mingit investeerimistoodet nagu reklaamib, aga visuaalselt nägi nagu väga veenev välja. Inimesed väga usaldavad tegelikult neid inimesi, kes on neile võib-olla eeskujuks, eks ju? Kui me räägime deepfake videodest, siis see on nagu väga high-tech, aga tegelikult küberkurjategijad kasutavad nagu keelemudeleid näiteks ka samade petukirjade tegemiseks. Just nii nagu meiegi teeme. Ja see, mis eesti keele mõttes need kirjad on nagu väga veenvad ja selged. Jah, kui me teame nagu mingeid, läheme väga detaili mingid lausekonstruktsioonide puhul, võime näha, et see on tegelikult nagu tõlge, aga samas me ka inimestena üha rohkem nagu kasutame sellist ingliskeelele sarnasemat nagu lausekonstruktsioone. Ja üks pool on jah see nii-öelda sisu, et kuidas inimest nagu eksitada läbi selle kirjasisu, et meil ei ole enam keelebarjääri, et põhimõtteliselt võime näitanud Põhja-Korea küberkurjategijad või hiinlased, nad suudavad kirjutada väga veenvat nagu eesti keelt. Mul oli endal üks kogemus pettuse alguse Facebookist, siis Kelm viis mu nagu palus jätkata vestlust Telegramis ja seal käis vestlus selges eesti keeles, aga oli selgelt aru saada, et ta ei ole eestlane, ta ei tea nagu mingeid asju, kuidas Eestis meil korraldatud on, et tegu oli siis kellegi ka välismaalt, kes siis nagu üritas mind ära petta. Ja eks see pool ka, et kui tehisintellektist rääkida, see sõna personaliseeritus, et me saame tekitada skaleeritavalt sellist tunnet, et siis koguda informatsiooni ja suunata seda õigitsusrünnakut näiteks kindla inimese vastu, et mis jällegi võib-olla ka mingisuguseid näiteid on, et mis nüüd tehisintellekti ajastul võib-olla veel need murekohad võivad olla just selle personaliseerituse vaatevinklist. Siin on nagu oluline aspekt selles, et meie andmete kättesaadavus. Et näiteks äriregistrist on ettevõtjate kohta väga palju andmeid saadaval ja ka küberkelmid on aru saanud seda, et tasub rohkem ettevõtjaid sihtida. Et isegi see pettuste hulk, kui me vaatame eelmise statistikat, on umbes sama suurusjärgus, kui ta oli aasta varem, aga kahjusummad on palju-palju suuremad. Ja see põhjus on selles, et nad sihivad ettevõtteid ja nad oskavad neid andmeid leida nagu, ja samamoodi majandusaasta aruanded on meil avalikud, neid saab nagu keelemudeliga töödelda või niisama töödelda ja sealt nagu välja korjata, et keda nagu on mõistlikum sihtida, kui palju ka ettevõte näiteks vabu vahendeid on nagu majandusaasta aruandest ilusti näha. Ja siin oli näide eelmise nädala Pealtnägijas, kus oli siis kinnistu registri andmed, mis andmed nagu sealt on võimalik nagu saada. Täiesti kullaauk nagu kelmidele. Ja siis neid AI-ga masin töödelda andmeid korjata super. Aga see ei puuduta ainult mitte nagu info töötlemist, vaid tegelikult kuidas nad tegutsevad ja kuidas nad nagu näiteks pahavara loovad. Et nad on nagu super head. Nad on nagu AI on, podcasti nimi on AI Powerment. Et see annab võimuga nagu küberkelmidel. Nad suudavad liikuda nii palju kiiremini ja nad ei pea mõtlema selle peale, et mis GDPR või mingid muud AI aktid meil kehtivad, neil ei kehti mitte midagi ja nad saavad nagu kõike teha. Ja see on nagu uskumatu, kui nagu head tehnoloogia rakendajad nagu nad on. Pahavara väljatöötamisel samamoodi, nad ei kirjuta enam koodi käsitsi, vaid nad teevad seda tehisintellektiga. Nii nagu meie ka vibe-codime, nemad teevad samamoodi. Ja ma just ka ühe vibe-codingu projekti raames, kus juures oli vaja äriregistri andmeid ja äriregistri on eks ju appi, kus sa saad tasuta andmeid kätte, eks ju. Ja seal on ja palju Eesti avaandmete portaalis sa saad ka andmeid kätte ja seal on üks väike lause lihtsalt, mis ütleb, et siin andmetes võivad olla mingid isikuandmed, on ju, sa pead töötlema neid vastavalt isikuandmete reeglitele, aga see ongi see, et see on lihtsalt üks pisike lause, eks ju, see kuidagi ei takista, see kuidagi ei piira ja see on natuke nagu
inimeste südametunnistusele pandud, eks ju, et kas sa jälgid seadust või ei jälgi ja ilmselgelt kurjategijad ei jälgi, eks ju, ja kogu see info on neile nii lihtsasti kättesaadav. Ja ma arvan, et me ühiskonnana tõenäoliselt muutume olemegi muutunud juba tundlikumaks ja küsime rohkem neid küsimusi, et kas need andmed peaksid sellisel kujul kättesaadavad olema. Et kas näiteks minu isikukoodi alusel peaks saama lihtsalt teada seda, et kas mul teine sammas on või ei ole ja kui kõrget protsenti ma praegu sinna parasjagu maksmas olen. Et see näiteks täna on isikukoodi alusel lihtsalt päritav. Ilma, et keegi teaks, kes seda pärib. Just. Ja see on juba aastaid niimoodi olnud, on ju. See ei ole üldse mingi uus asi, see on 20 aastat nii olnud, me oleme sellega harjunud. Aga see, mis toimub ja kuidas infot ära kasutatakse, peaks panema meid küsima, et kas see jätkuvalt ka peaks nii olema või me tegelikult võiks teada, et kes neid päringuid teeb ja kui palju ta neid teeb. Ma arvan, et see info kättesaadab, see läbipaistvus, see tegelikult on ju õige ja see meid ühiskonnana, et me nii läbipaistvad oleme, see tegelikult meid on aidanud ja jah. Räägime Smart ID-st ka. Smart ID ju meie lemmik selles mõttes ülilihtne, ülimugav, saad sisse logida, saad kõiki asju kinnitada. Eesti digiriik on meid väga palju edasi aidanud ja täna justkui on saanud üheks ülilihtsaks viisiks, miks kurjategijad saavad meie andmetel ligi, sest sul on vaja lihtsalt üks kood panna telefoni, kui keegi palub seda sul teha ja ta on sinu internetipangas sees näiteks, eks ju. Kuidas sina, olles Smart ID välja kujundamise, arendamise juures, täna mõtled üldse Smart ID-st? On see hea, on see halb? Kas see peaks olema? Mis sellest edasi saab? Kas tahad mind sööme viinu panna tulnud? Ma tulen hea võimalus sellega, et sa lihtsalt oled olnud selle juures. Muuseas küsida. Okei, et nagu ma ütlesin ka, tegelikult mul võib-olla aastate lugemine on sassis, aga ma arvan, et Smart ID on turul olnud nüüd juba 9 aastat või ühesõnaga, ma arvan, et on 9 aastat, ma ei eksi selle numbriga. Ja ta meid on väga hästi teeninud, et kui me mõtleme, et kui palju me ühiskonnana oleme raha kokku hoidnud, kui palju aega kokku hoidnud ja mida see tehnoloogia meid on aidanud teha, siis see on super. Aga iga tehnoloogia on niimoodi, et seda peab edasi arendama ja turvalisust parandama vastavalt sellele, mis siis riskide mõttes realiseerub ja välja tuleb. Ja ma arvan, et mina ka Smart ID tegemise juures ma ilmselgelt ülehindasin kasutajate teadlikkust ühest küljest või siis teisest küljest alaindasime tiimina seda, et kuidas on võimalik inimestega manipuleerida. Ehk siis see, et sa näed seal seda toimingu infot ja et sa tead, et see PIN-koodi sisestamine tähendab seda, et sa lased kellegi kuskil keskkonda ligi ja PIN 2 tähendab seda, et sa sisuliselt allkirjastad mingi paberi ja sa ei pane seda lihtsalt oma allkirja valgel paberil ilma üldse kontrollimata, mis sinna kirjutatud on. Ja ongi ilus väga erinevaid situatsioone, meil võib mingi hetk olla kiire, meil võib olla mingid et ootamegi näiteks elektriarvesti vahetust või mingid muud asja, ootame pakki ja siis just see kuller helistab ja tahabki saada PIN-i, midagi on protsessides muutunud ja siis ma kinnitangi seda, ehk siis kokkuvõttes, nüüd ma olen pikalt rääkinud. Minu jaoks silmevaev oli see, et Eesti ees petturite tüüpiline stsenaarium on see, et tuleb esimene kõne, mis on TPD või Elektrilevi või kellegi kolmanda nimel ja selle käigus siis Audentity Eesti keskkonda. Ja selle esimese kõne õnge läks Riigi Infosüsteemide Ameti andmetel 1500 inimest. Kui ma, kõik ei ole Smart ID kasutajaid, seal mobiilkasutajaid ka ja tõenäoliselt ID-kaardi kasutajaid ka, ma neid täpselt jaotust ei tea, aga see 1500 inimest on välja öeldud number. See näitab seda, et see on umbes ligikaudu 2% või 1,5% Smart ID kasutajatest. Ja seda on selgelt liiga palju. Ja see näitab seda, et tegelikult see, et kuidas Smart ID täna käib ja kuidas inimesed seda kasutavad või harjunud kasutama, et see vajab parandamist ja turvalisemaks tegemist. Just võttes arvesse seda, et inimene on selline, nagu ta on. Ja SK ongi selles osas panustanud ja Smart ID plussi välja toonud, mis siis ei võimalda enam sellisel kõne kaudu isikutuvastust nii teha, et sisestad lihtsalt PIN-i. Mis see muudatus on, kes ei ole kursis sellega, et see Smart ID muutub?
Ja see on nüüd natuke keerulisem või tehnilisem jutt, ma püüan seda nagu hästi lihtsalt rääkida. Smart ID Plussis on nii-öelda 2 kasutusvoogu. Üks kasutusvoog on nii-öelda ühe seadme piires. See tähendab seda, et näiteks mul on telefon, ma telefonis siis kasutan näiteks internetipanga rakendust ja kui ma tahan autentida ennast, siis mul hüppab automaatselt ette Smart ID rakendus, seal mingit kontrollkoodi, mitte midagi ei ole. Ma pean lihtsalt panema PIN-koodi ja pärast PIN-koodi panekut automaatselt see sama seade läheb tagasi sinna internetipanga rakendusse siis. Ja kogu lugu. Ja see turvalisus seisneb selles, et see kõik toimub ühe seadme piires. Ehk siis ei saa olla niimoodi, et selle tüüpilise ründe puhul on niimoodi, et see e-teenus, kus see kasutaja ligi saab, et see on kuskil teises seadmes ja seda enam nagu olla ei saa. Ja nüüd see teine kasutusvoog Smart ID Plussi puhul, kus meil ongi vaja 2 seadet kasutada. See on tüüpiliselt see, et meil on näiteks arvuti, me tahame arvutist siseneda internetipanka ja meil see Smart ID on telefonis, meil on 2 seadet. Siis arvutiekraanil meil kuvatakse QR-koodi selle toimingu kohta ja siis me telefoniga mitte meil ei tule nagu push-teavitus nagu lihtsalt PIN-koodi sisestamisega, vaid me skaneerime Smart ID rakendusega selle QR-koodi ja siis peame sisestama PIN-koodi ja siis me saame sinna arvutis olevasse internetipanka sisse ehk need 2 erinevat voogu ja lihtsalt niimoodi nagu selle Smart ID Plussi kasutusvoogutas, et mul tuleb lihtsalt teavitus ja ma PIN-koodi pean sisestama, et sellist asja seal enam ei ole, aga see tähendab, et e-teenuse pakkujad peavad ise siis selle uue kasutusviisid kasutusele võtma ja see on iga e-teenuse pakkuja enda teha, et millal ta otsustab selle peale üle minna. Praegu on suhteliselt vähe teenused veel läinud. Eesti või ütleme tegelikult mitte ainult Eesti, vaid Eesti riigis on selline nii-öelda TARA ehk riigi autentimisteenus, mida omakorda kasutavad kõik või enamus riiklikest teenustest, siis see TARA läheb selle Smart ID Plussi peale üle veebruarikuu jooksul on Riigi Infosüsteemide Amet välja öelnud. Ja see nagu võimaldab siis nii-öelda riigiteenuste mõttes saavutada nagu palju parema kaitstuse ja see petukõne ka sellisel kujul, kus siin nagu püütakse autentida Eesti eesse, et sealt saada sinu kohta alustuseks nagu rohkem andmeid, et see petukõne sellisel kujul siis ei ole enam nagu võimalik. Aga see ei tähenda seda, et nagu Smart ID kasutamine nüüd siis pärast seda Smart ID Plussi on nagu lõpuni turvaline ja kasutaja ei pea enam mitte midagi mõtlema. Et küll need kelmid leiavad ka mingi viisi, kuidas sulle see QR-kood ette nagu sokutada, see kuskilt nagu ühelt lehelt võtta ja seda teisel lehel näidata ja siis sinu asemel nagu potentsiaalselt nagu sisse saada, et selles mõttes neid kasutaja teadlikkus, kas selle Smart ID Plussi kasutamisel nagu oluline, aga see rünnaku tegemine on tehtud kelmide jaoks palju keerulisemaks. Nad peavad seda nagu raskemalt üles ehitama ja kasutajal on mingid täiendavaid nagu signaale selle kohta, näiteks, et mis see veebilehe aadress on, et kus seda QR-koodi kuvatakse, mida ta saab siis nagu kontrollida ja selle pealt nagu saada vihje, et okei, et äkki see ikka ei ole päris õige asi praegu, mis mul siin ees on. Ja täpselt, ma arvan ka juures sellel ongi see, et mida sulle kuvatakse selle kohta, kus see päring on ju tuleb, et mina ise mäletan samamoodi Omniost ootasin pakki, suunati lehele, sain koharus, et midagi on nagu valesti, aga ikkagi sisestasin informatsiooni ja siis oligi see, et hakkas tulema Smart ID-le seda, et vahetada makselimiite, kõike seda on ju, siis ma olin juba selles mõttes, ma arvan, paari minuti jooksul olin nagu pangaga ühenduses kõike seda poolt, aga et lihtsalt ma mäletan, et seal oli, ainult oligi see sama, et mis see tegevus on ju ja väike kood, aga võiks olla ka seda, et kas on võimalik tuua seda informatsiooni sisse, kus see päring nii-öelda tuleb, et ma ei tea, need on kõik sükst asjad, mis võib-olla tootearendusesse. Seal saab see info, mis tegelikult see e-teenus sulle kuvab selle toimiga juures, et kui meid ka kuulavad mõned siis teenusjuhid või tootejuhid, kes siis nagu neid e-teenused ise haldavad ja arendavad, et vaadake läbi, mida te kuvate selle Smart ID toimingu või mobiilise toimingu kuvamise juures, seal saab seda teksti kuvada selle toimingu kohta. Täpselt. Ja hiljuti Swedbank näiteks täiustas oluliselt seda, et mis infot nagu välja kuvatakse nii autentimisel kui ka allkirjastamisel selle toimingu kohta. Et on mingid väiksed asjad, mida tegelikult nagu iga e-teenuse pakkuja saab teha oma klientide ja enda kaitsmiseks. Ja. Aga räägi oma sellest pettu kogemusest.
no see oligi selles mõttes, ootasin pakki, teadsin, et tuleb välismaalt ja et tollimaks võib-olla tuleb siis sinna juurde ja sisestasin, läksin selles mõttes lehele, ma sain aru, et mul tuli sõnumiga telefoni numbrile ja siis selles mõttes avasin selle, ma olin pannud kiiruga siis oma detailid juba sisse ja siis ma olin, et oot. Ja siis, aga kui ma olin juba pannud sisse, siis ma läksin sellesse, et okei, kus see nii-öelda privaatsustingimused, seal oli nagu välja toodud, et oleks privaatsustingimused, vajutasin peale ja siis oli juba nii-öelda siuke leht, mis sa said aru, et okei, nüüd on midagi läinud siit kuskilt jooksma. Ja esimese asjana ma koheselt helistasingi siis panka, kuna ma panin kaardi detailid, on ju, et maksta siis tollimaksu. Ja siis sellel hetkel siis juhatati, nad ei saanud pangale ühendust, sellepärast, et minul tuligi Smart ID-d makselimiit, nad said pangale vist ühenduse, aga ühesõnaga Smart ID-le ei saanud, et ma seal sain juba nagu väga hästi aru, et okei, mul tulid mitu päringut sisse, kus ma saan aru, et see ei ole, aga ma lihtsalt mäletan seda, et ainult väikeses kirjas oli see, et mis see nii-öelda toiming on, mida nad tahavad teha, on ju. Ja et see oli, ma ise mõtlen, et kui oleks seal kuskil veel mingisuguseid detaile juures olnud, et jällegi võib-olla sellised ohumärgid kohe, mis saab ise kasutajana nagu registreerida ja minul on ka, kui ma just hiljuti tegin nagu kaugelt läbi emaga Smart ID seadistamist uues seadmes, siis ma olin täpselt samamoodi, loe mulle palun see kood. Isegi kui mina ütlen talle, et ta praegu selle sisestamise teeks ja kinnitaks ära, teeks nii-öelda oma näotuvastuse poole ka on ju ära, siis lihtsalt ma ise enda kogemusest ongi, et koodi kindlalt üle vaadata, et oleks nagu ühtiv siis on ju sellega, mis teiselt poolt on, nii et jah, see oli minu selline. Ja üks võib-olla asi, mis Martediga nagu on läbi käinud ja millest on nagu palju räägitud, on see, et kuidagi saab nagu kellegi teise nimel, siis ütleme, et inimest meelitakse vormistama uut Smart ID-d. Võib-olla ta ei aru, et uut Smart ID-d vormistab ja siis see Smart ID satub nagu kelmi käes olevasse telefoni. Ja seal on tegelikult nagu see põhipettuviis on tegelikult see, et see inimene meelitakse oma ID-kaardiga siis seda uut Smart ID-d arvutis registreerima või siis lastakse tal panna nii-öelda oma arvutisse Anydesk tarkvara, mis siis annab kurjategijale selle arvutile nagu kontrolli. Ja selles viisis teeb KSK väga olulise muudatuse. Ehk siis nüüd ID-kaardiga Smart ID registreerimisel peab tulevikus niimoodi olema, et see ID-kaart ei ole seda mitte arvutis, vaid see ID-kaart üle selle NFC-liide, see suhtleb su telefoniga ja siis on tagatud see, et see ID-kaart, kus sul on ja see telefon, kus see Smart ID tehakse, need peavad samas kohas olema. Et ei saa olla niimoodi, et see uus Smart ID ID-kaardi registreerimisel tekib kuskile kellegi teise telefoni, mis on petturi käes. Et see on nagu väga oluline ja hea täiendus, mida SK on tegemas. Jah, täpselt. Ja minul ka kohe väga hea kogemus selles mõttes ka, et LHV numbrile helistades nad said kohe vaadata lokatsiooni, oligi täiesti teises lokatsioonis juba juurdepääs tekitatud on ju ja siis see oligi sihukest tavapärased sammud, et kinni panna. Aga võib-olla ma hüppan korraks tagasi tehisintellekti poole peale ja me juba mainisime seda deepfake'i teemat. Et kuidas ise sina näed, mis see nii-öelda sellise riski maandamise poole pealt hea viis on, et kuidas deepfake'e tuleb üha rohkem juurde. Alarist on tehtud väga häid on ju deepfake'e juba praegusel hetkel. Kuidas meie saame tavakasutajana, ettevõtetena siis teadlikumad olla ja seda riski maandada? Ma küsin kolleegi käest ka ennem siia tulekut, et kuule, anna mulle hea soovitus, et nagu, kuidas deepfake ära tunda, et sest mina isegi samamoodi vaatad ka mingid videosid on ju, kust on vaja, kas on inimese tehtud või ei tehtud, ei saa aru. Ja tema vastus oli see, et ei saagi. Ehk siis varem olid mingid selged nagu tunnused, et näiteks kas suu liigub sünkroonis nagu jutuga, et kas korts on, kas kortsud liiguvad ja edasi, aga need ei kehti enam. See deepfake'ide kvaliteet on läinud nagu nii heaks. See kõlab nagu rõvedalt, aga tänapäeva ühiskonnas, kui sa midagi näed, see peaks olema nagu vaikimisi kahtlustav. Mulle enda tundub see nagu vastike, aga tegelikult me peame olema nagu lihtsalt palju paranoilisemad ja see illusioon, me oleme ainult illusiooniga nagu mustkunstnike maailmas, aga seda illusiooni on nagu internetis nagu väga palju ja nagu pildi pealt nagu sa võid aru saada, sa ei pruugi nagu aru saada, et jah.
ja me näeme seda rohkem ja rohkem ja tõenäoliselt nagu ka häälega, et me ei saa ka häält nagu enam usaldada, et hääl ei ole see, et ma kuulen nagu oma naise häält, siis ma tean, et see on mu naine. Ma ütlen, et ma lihtsalt isegi paar nädalat tagasi siin koolitades tegime siis Notebook LM-iga podcasti ja panime kas Seto murdes, Võru murdes, põhimõtteliselt me kirjutasime murde sinna juurde ja Eesti keeles sai siis selle sisu, mis me olime ette andnud, genereeritud taskuhäälingu nii-öelda formaati, aga murdes ja ta kõneles ja ruumis inimesed olid täiesti nagu hämmingus ja ka mina olin selles mõttes hämmingus, on ju, et see ja kättesaadav on ju kõigile, kasuta kui palju tahad, on ju, ja genereeri, et selles mõttes ma väga jällegi nõustun sellega, et see skeptilisus peab tõusma või me ühiskonnana peame ja ma arvan, et see muutubki selles mõttes nagu tavaks, et tuleb rohkem seda küsimust, et oot, kas see nüüd on päris? Ja et see nagu praktilisem ka oleks okei, et kahtlustada ka, et siis kasuta teist kanalit, et ühendust võtta nagu siis selle osapoolega, et võtta see number, mida sa tead, võtta helista nagu ise tagasi või küsi kellegi käest nagu üle, et okei, see tundub tüütu, aga see võib nagu palju nagu raha kokku hoida. Ma käisin koolis oma teise klassi lapsele siis nagu nende klassile tegemas ka sellist nagu väikest küberhügieeni koolitust ja siis ma tahtsin ka näidet teha nagu, see oli umbes pool aastat tagasi. Ja ma tegin ühest pildist, mis oli kooli ukse peal tehtud mu tütrest, ma tegin lühikese videoklipi, ma arvan, et VO3 mudel oli see, mis ma seal kasutasin. Ja siis ma näitena saatsin selle oma õele ja siis, kus siis nagu pildi pealt oli tehtud video, kus laps tegi kooli ukse lahti ja läks sinna nagu sisse ja mu õde ei saanud aru, et see oli nagu deepfake video, ta küsis, et miks sa veel video mulle saatsid. Ja siis näitasin klassis seda ka. Klassis mõned lapsed said aru, ütlesid, et mu tütrel ei ole nii palju juukseid peas, kui seal videos oli, sest pilt oli ees tehtud. Tal on nagu, juuksed ei ole väga tihedad, aga seal taga oli hästi tihe pats, kui ta nagu selja keeras. Et see nii-öelda mudel ei teadnud seda, et seal selja taga tegelikult palju juukseid ei ole, et see oli nagu tihe punupats teha. Aga see näitab nagu selles mõttes, et ja täna, mis mina ka pettusena deepfake videona saan, see oli pigem nagu lühike, aga see on nagu ainult aja küsimus, kui need videod lähevad nagu pikemaks, et see, et ütled reegel, et kui see on lühike, et siis see võib olla nagu pettus, et see enam ka ei kehti, et tegelikult saab nagu panna juppides kokku ja tehakse pikemaid ka juba. Ehk siis ongi keeruline maastik, eks ju, eraisikutena või indiviididena saame olla kahtlustavad, riigi poolt toimub neid muudatusi, aga nii nagu sa ütlesid, ega kurjategijad leiavad kindlasti mingisuguseid viise veel. Kui nüüd ettevõtja kuulab meid täna, eks ju, ja mõtleb, et okei, aga mis ma siis nüüd päriselt teha saan? Kuidas ma saan enda ettevõtet kaitsta, oma töötajate teadlikkust tõsta? Mis need 3 sammu võiksid olla? Mida kas siis ettevõtja kohe üle kontrolli või mis ta siis nüüd homme tegema peaks hakkama? Tulge oska Fishbyte'i teenust, siis me koolitame teid põhjalikult. See oli täpselt see koht, kus saab sinna otse kaamerasse vaadata, mis ma ütlesin, et enne. Ei vaatamata, aga mõned teised asjad veel, et mis ma nagu välja tooksin, et see sõltub ettevõttest ja sellest, et kuidas nagu finantsjuhtimine ja raha liigutamine korraldatud on, aga limiidid üle vaadata ja panna pankades nagu suuremate maksetega 2 inimese kinnituse. Et see on nagu tegelikult hästi lihtne asi, mida nagu teha saab ja mis võib nagu väga palju nagu aidata. Et teine pool on seega, et kuidas nagu ettevõtte siseselt, et kuidas ettevõtte siseselt siis nagu maksekorraldusi edastatakse või et kui ettevõtte juht saadab nagu kirja, et ole ja palun tee sinna kähku nagu makse, et mis on nagu kokkulepe, et kuidas see protseduur käib, ja et see tegevjuht oma kirjaga või kõnega ei saa seda nagu kokkulepet nagu üle nagu sõita, et meil on see ette kokku lepitud, et me käitume niimoodi, me alati jälgime seda, ei ole erandit, et see on ka nagu lihtne asi, ja need nagu 2 asja, need on tüüpiline, et nad tahavadki kiirteed nagu rahani saada, et kui need 2 asja nagu paigas on, siis see juba aitab nagu palju säästa. Ja võib-olla viimase asjana siia juurde ma tooks natuke teisest kategooriast, aga 2-faktorine autentimine. See kõlab jällegi tänapäeval nagu hästi nagu elementaarselt, aga ometigi me kuuleme seda ja intsidendis ka näeme, et
see ei ole mitte nagu tavapärane, et nii-öelda meilikontodele samamoodi nagu sotsiaalmeediakontodele nagu mitmefaktorina autentimine nagu peale panna, see aitab. See ei välista nagu neid pettusi lõpuni, aga see ikkagi on nagu oluline nagu turvameede. Ja samamoodi paroolide mitte korduv kasutamine, et erinevates keskudes erinevad paroolid. No ehk siis ikkagi on juba päris hea nimekirja. Kuidas teil nende asjadega? Ma just olin nagu köhatasin No näed, tead küll on ju. Ja ma arvan, et väga paljud tunnevad. See on nagu ettevõtetes ja organisatsioonides sul on mitu rakendust, ikka sa paned igale poole neid samu paroole asju ja mulle selle eelneva punkti juures nii-öelda kas see mitu kinnitajat, eks ju, ja kõik need loogikad, et mingi protsessi järgi teha. Hästi palju mulle tundub ka nagu eeldatakse, et juht ju kunagi ei saada neid kirju, et mis ma ikka neile üle räägin, et töötaja teab, et ma ei saada. Aga üks hetk juht just kui saadab, eks ju, või keegi kurjategija, kes juhina käitub või näitab ennast, siis töötaja mõtleb, aga äkki nüüd läks teisiti, on ju, et kui sa üldse ei räägi sellest, siis inimesed ikkagi usaldavad päris palju. Ma just täna tegelesin ühe kliendi juhtumiga, kus siis on sisekiri. Me simuleerime nagu ettevõtte sisest kirjavahetust ka. See sama tegevjuhi pettuskeem tüüpiliselt ongi, et nagu tegevjuht saadab raamatupidajale mingisuguse kirja, palub nagu makse teha. Ja siis seal on kirjas kohe nagu peal ilusti näha, et external kiri, nagu, et see on väljaspoolt tulnud, ettevõtte on ilusti ära häälestanud, et nagu hoiatus on peal. Ja ikka see inimene nagu läheb selle nagu kirja õnge, et ta ei pane seda nagu tähele või see on muutunud temaks kuidagi nagu tapeediks või ta võib-olla ei teagi, miks see teavitus seal nagu on, et see on nagu hea näite sellest, et justkui nagu teame või teeme midagi, aga ometigi nagu me ignoreerime neid nagu teadmisi või hoiatusi. Aga mis see samm nüüd on, kui juhtubki, et selguski, et keegi sai mu kontole ligi, eks ju, alustasime sellest, eks ju, et inimesed ei julge, ma ei tea, mina ei julge sellest avalikult rääkida, sest ma ei taha teada, on ju. Võib-olla ma organisatsioonis ka ei julge sellest rääkida ja siis ma ei lähe juhile ka rääkima, aga mis tegelikult peaks kohe tegema, kui sa oled sattunud ohvriks? Kui see on nagu rahaga seotud ja pangaga seotud, siis Sandra, nagu sa tegid, et sa võtsid kähku pangaga ühendust ja ütlesid, et siuke asi juhtus ja siis pank saab kiiresti reageerida, et seal nagu aeg loeb nagu väga palju, et kuna meil Euroopa Liidu üleselt on nii-öelda need momentaalsed maksed, et siis raha läheb sealt nagu väga kähku minema, aga kui kiiresti reageerida, siis on võimalik seda nagu peatada ja mida pikemaks see lasta, seda nagu väiksem see tõenäosus on. Ja mingite muude IT-asjadega, et ma nagu paigaldasin arvutisse midagi, mis võib-olla ma oleks pidanud paigaldama ja kurat pärast ma saan sellest IT-turva inimese käest nagu vasta pead ja ma üritan selle nagu kuidagi ise nagu kähku maha saada ja ära lahenduda. Palun ärge nii tehke, et minge nagu öelge kausalt, et okei, juhtus. Pigem nagu siis arvuti välja lülitada, võtta võrgust nagu ära, kinni panna ja siis minna selle IT-inimese juurde öelda, et mul juhtus mingi jama, palun vaata nagu ja see võib aidata nagu seda olukorda nagu lahendada, sest ma räägin nüüd uuesti tehisintellektist, aga see tehisintelekti tehnoloogia kasutamine on ka küberkurjategijad pannud tegutsema nii palju kiiremini. Ehk siis nad on asju ära automatiseerinud, kui varem võtsid mingid asjad aega nagu päevi või nädalaid, kuni siis nüüd nad liigutavad nagu asju väga automaatselt ja automatiseeritult. Võib-olla nüüd lõpetuseks, võib-olla see, et vahel on selle kogu turvateadlikkuse juures, et teeks mingisugune kiire koolituse ära, teeme linnukese, et mis teie vaatest on selline päriselt muudaks inimeste käitumist? Selle koolitamise mõttes on niimoodi, et see üks kord aastas koolitamine, inimesed unustavad selle ära ja see on siuke tüütu, et ma klikin selle läbi, et see võtab tund aega või võib-olla veel rohkemgi ja see nagu ei mõju. Et see tuleb pidevalt meelde tuletada, et siuke väike meeldetuletusamps, mis on nagu läbitav nagu lühikese aja jooksul ja mis nagu siis inimene suudab süveneda. Ja just see on see lähenemine, mis Fishbite ja teised mõned meie valdkonnas tegutsevad ettevõtted on võtnud, et need koolitused nagu käivad nagu regulaarselt, käivad väiksemate tükkidena ja siis pidevalt see teadlikkus tõuseb. Ma tean, et Eesti riigis on politseiga tegemas siis koostöös ülikoolidega ühte uuringut. See uuring peaks valmima aasta lõpupoole, aga üks asi, mida nad on välja öelnud, on see, et see uuringu tulemus ka kinnitab seda, et
2-4 nädalat on see, kui see nii-öelda asi meeles on või sihuke nagu teadlikkus nagu püsib. Ja mis tähendabki seda, et me peamegi seda nagu järjepidevalt siis nagu meelde tuletama ja siis on nagu küsimus selles, et kuidas seda teha niimoodi, et see ei muutuks nagu taustamuusikaks või tapeediks, et see siiski nagu teadlikkust tõstab ja see kuidagi nagu huvitav on ja inimeste tähelepanu nagu saab, aga see on keeruline on sellega, aga see nii-öelda järjepidev ja nagu korduv nagu ja eri teemadel rääkimine nagu siis nagu küberhügieeni osas, et see aitab seda teadlikkust tõsta, selle teadlikkusega on vaja tegeleda. Suur tänu, Urmo, et sa tulid täna jagama oma teekonda, seda, mida te olete ehitanud ja ma arvan, et mina ka jällegi, see oli väike see ampsuke jällegi, mida oli minul vaja saada, et meelde tuletada, et need küberriskid on tegelikult väga-väga suured. Üha rohkem on neid toimumas meil ühiskonnas ja kui tähtis on rääkida sellest teemast ja mitte ainult selles mõttes tehisintellekti raamistikus, vaid üleüldiselt, et me saaksime olla turvalisemas keskkonnas kõik. Nii et aitäh sulle. Ja mina soovitan kindlasti jälgida Urmat LinkedInis, sest minu arust sa teed seal väga-väga tänuväärt tööd, et sa tõstad seda üldiselt, seda teadlikkust ja see natuke kõlab hirmutamisena, aga tegelikult, kui sa näed kõiki neid riske, kõiki neid realiseerunud ohukohti, see aitab seda teadlikkust tõsta. Nii et minu poolt ka sulle suur tänu, et sa tulid ja jagad seda teekonda, et sa üldse tegeled sellega. Jah, täpselt. Ja mina panin ka siit nii palju asju jällegi kõrva taha, et ise ka kogu aeg õpid ja need samad väljakutsed, võimalused, mis tehisintellekti ajastu meile toob, paratamatult nõuavad ka, et meie ümber õpiksime, nii et mina täna sain ka sinult päris palju õppida, nii et suur tänu tõesti. Ja aitäh kuulaja, et oled olnud loodetavasti meiega siin lõpuni, kenasti kuulanud, võib-olla ka videopildis, et me oleme kenasti olemas YouTube'i kanalil, oleme Spotify's videopildis ja Apple Podcastis, nii et loodetavasti üle nädalati olete meid kuulamas, kui ei ole, siis pane ka jälgi, et tuleks siis teavitus, kui uus episood on jällegi teieni tulnud. Suur tänu. Tšau. Tšau. Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.